Meie tänases meistrinurgas otsustasin teha sellise õuelaua, kuhu taha mahuks vähemalt 6 inimest istuma, sööma, natukene võib-olla veini jooma. Suvine aeg ja Eestimaa ilma sellise lauata, ma usun, ükski pere ei tule toime. Kõigepealt tööriistadest ja vahenditest, kuigi kaupluses on saada ka ristotsaga kruvisid, ma tahaksin rõhutada, et mugavamad on kasutuses ikkagi torksotsikuga kruvid ja mul on seekord kruvi otsad Torx 20, sellepärast, et see hoiab nagu kruvi paremini paigas, kui ma tööd teen. Kui võtate kruvid, siis vaadake alati, et tegemist oleks välistingimustes kasutatavate kruvidega. SB puhul on, näete, ära märgitud siin sellise punase täpiga ja alla on kirjutatud ka, et on välistingimuse kruvi. Materjaliks loomulikult surveimutatud puit. Valida on meil siis kas sellise roheka või pruunika surveimutatud puidu vahel. Ütleme, kvaliteedi omadustelt nendel kahel immutusviisil praktiliselt vahet ei ole, natukene teised materjalid lihtsalt. Ja nüüd laua juurde vaatame üle seni tehtud töö. Näete, ühendustes on pandud poldid. Poltide sobitamiseks ja paika panemiseks on nüüd 2 varianti. Me võime panna detailid oma kohale, fikseerida nad siit pitskruviga ja siis puurida poldi augu, et kõik 3 auku oleksid detailide sees siis kohakuti. Teine variant on, detailid võib fikseerida ka tavalise kruviga, siis puurida poldi auk ja panna polt paika ning hiljem siis, kui tõesti läheb laua lahtivõtmiseks sügisel, võib võtta need kruvid ka välja. Järgmine teema, mis pidi panna nüüd bruss paika. Terrassilaudisel ühe külje peal sooned, teine külg on sile. Tavaliselt loetakse seda soonelist külge nagu välimiseks küljeks, kuid mina paneksin ta antud juhul ikkagi siis sile külg väljapoole paika. Kas või sel lihtsal põhjusel, et kui juhtub tulema väikene sabin vihma, siis vesi jääb siia soonte sisse ja see puidu kuivamine võtab väga kaua aega. Ning nüüd siis lauad paika. Mul on nüüd pingilauad siia paika sätitud. Üks asi, mida ikka vaadake, kui te kruvid sisse keerate niimoodi ülevalt külje pealt, siis kruvid peaksid olema väga täpselt ühe joone peal. Ja mina jätaksin, näete, kruvid niimoodi praktiliselt tasapinna peale, et ei keera neid siia sügavalt sisse. See sügav koht on taas niisugune vee korjamise koht, kuhu vesi jääb sisse ja põhimõtteliselt küll, aga see surveimutatud puit nüüd mädanema selle koha pealt ei lähe, aga niisugune tumedam plekk jääb alati peale. Toonitan siin, surveimmutatud puitu ei soovitata kohe esimesel suvel ei õlitada, ei värvida. Las ta pleekub teil ühe suve õues, järgmisel suvel juba, siis tehke hooldusõlitus. Ja nii nagu iga töö, võtabki see töö mul veel siin natukene aega. Ma ei saa toonitamata jätta, et hästi mõnus koht seda tööd teha on puumarket õue peal. Kui ma nüüd mõne asja natuke viltu lõikan, siis külmavirnast jälle uue tüki asemele saab. Puidust tegemine on ju tegelikult imelihtne, võtke midagi ette. Kui ideedest napib, siis puumarketi leheküljel on link Pinteresti keskkonda, kus leiab väga palju toredaid ideid, mida puidust teha. Ja ega ei pea ju päris täpselt sellist tegema, nagu seal leheküljel mõni pilt nüüd on. Vähemalt mõtte paneb käima.